Tere jälle! Hetke teema, kuidas arvutada võimalikult lihtsalt ruutjuurtega. Kui sa vaatad praegust seda tehet, siis sul on murrud, kus on igal pool ruutjuured, aga ükski nendest ruutjuurtest täpselt välja ei tuleks. Sest 14 näiteks ei ole mitte mingisuguse arvu ruut. Järelikult, nii nagu me juba rääkisime, siis on kasulik võtta need arvud ühise juuremärgi alla. Panen kogu selle kupatuse ühisele murrujoonele, ühise juuremärgi alla. Ja kui ma olen selle ära teinud, siis ma võin seal hakata taandama. Enne ei või. Et siin selles, kus nad on eraldi, seal ei või, siin nüüd võin ja vaatan, 50 ja 14 mõlemad jaguvad 2-ga. Jagan nemad 2-ga läbi. Saan 25 ja 7. Ja siis ma mõtlen, 8 ja 56 mõlemad jaguvad 8-ga. 8 jagatud 8-ga on 1, 56 jagatud 8-ga on 7. Ma olen oma asjad saanud lihtsamaks ja kui ma nüüd siis kokku korrutan 1 korda 25 on 25 ja 7 korda 7 on 49. Ehk mul jääb ruutjuure alla 25/49. Ja võtan nendest eraldi nüüd ruutjuured ära. 25 ruutjuur on 5 ja 49 on 7. Vastus on 5/7. Vaatame sellist tehet. Ruutjuur 6 korda sulgudes ruutjuur 54 pluss ruutjuur 96. Ma ei saa erinevaid ruutjuuri omavahel kokku liita. Küll aga ma saan nad mõlemad arvud ruutjuur 6-ga läbi korrutada. Ehk siis 6 korda 54. 6 korda 5 on 30. Ehk siis 6 korda 50 on 300. 6 korda 4 on 24. Järelikult seal ma saan ruutjuur 324. Ja kui ma korrutan 6 korda 96, 6 korda 6 on 36 ja 6 korda 90 on 540. Kui ma need kokku lüüdan, saan 576. Ja vot need on täpsed arvuruudud. 324, kui sa võtad ruutjuure, siis see on 18. Ja kui sa võtad 576 ruutjuure, siis see on 24. Ja kui ma nüüd nad kokku liidan, 10 pluss 20 on 30, 8 pluss 4 on 12, kokku 42. Ja üks näide veel, kus mul on siis 2 ruutjuurt omavahel liidetud ja siis võetud summa ruutu. Jälle, kuna ma reaalselt erinevaid ruutjuuri liita ei saa, siis mis ma saan teha on see, et ma rakendan valemit. Ja valem ütleb mulle seda, et kõigepealt võta esimene liige ruutu, siis korruta 2 korda esimene asi, korda teine asi ja lõpuks võta teine asi ruutu. Nüüd ruutjuur ja ruutu võtmine on teineteise pöördtehted. Ehk see on see, nagu poleks selle arvuga mitte midagi teinud. Ehk ruutjuur 20 ruut on 20. Kui ma vaatan seda keskmist osa, jälle korrutada võib ruutjuure all olevad arvud ära omavahel ja siis alles ruutjuurt võtta. 20 korda 5 on 100, 100 ruutjuur on 10 ja 2 korda 10 on ka 20. Ja kui ma võtan ruutjuur 5, võtan ruutu, siis ma saan, nagu poleks mille 5-ga midagi teinud, saangi 5. Ja 20 pluss 20 pluss 5 on 45. Vot niimoodi saad sa siis neid huvitavamaid tehteid võimalikult lihtsalt teha. Head harjutamist!